Putin ja tema Kremli käsilased on üle 4 aasta lootnud Venemaa elavjõu ülekaalule, et Ukrainas edu saavutada. See on inimestevaheline võitlus Venemaa sõnul ja Putinil on veel palju kahuriliha lihamasinasse saata. Ukraina on aga kogu sõja pea peale pööranud. Peagi võivad inimestega liituda tehisintellektil põhinevad humanoidrobotid, mis näevad ja käituvad nagu inimsõdurid, kuid pole siiski päris inimesed. Venemaa leiab, et robotsõdureid ei tohiks sõjas kasutada, kuid Ukraina kasutab neid, sest tal tuleb Putini laastamistöö peatada. 2026 veebruaris saatis Ameerika ettevõtte Foundation Ukrainasse jahmatava saadetise. See oli 2 relva, mis erinesid kõigist Ukraina varasematest Venemaa vastu kasutatutest. Foundation ei saatnud droone. Nad ei saatnud uut tüüpi raketti ega uhket vintpüssi, millega Ukraina sõdurid saaksid Putini rüüstavaid lägesid maha võtta. Saadetiseks olid 2 humanoidrobotit, Phantom Mark 1, mida organisatsioon tahab, et Ukraina testiks rindel Venemaa vastu. Ettevõtte kaasasutaja Mike LeBlanc ütleb, et Phantom Mark 1 on loomulik jätk automatiseeritud sõjale Ukrainas ning on nii muljetavaldav kui ka hirmutav. See robot, mis näeb ähmaselt välja nagu inimene, ainult et täiesti mustas, kõnnib täpselt nii, nagu sa ootaksid robotit kõndimas ja arenduse käigus saab ta olema võimeline tegema kõike, mida inimsõdur suudab. Tehisintellektil põhinev Phantom Mark 1 suudab õppida kõike, mida igaüks Ukraina lahinguväljal on omandanud, sõltumata kogemusest. Ja kui see robot töötab nii, nagu ettevõte usub, et ta võiks töötada, võib see olla vastus suurele probleemile, millega Ukraina on silmitsi seisnud alates sellest, kui Putin oma sissetungi alustas. Sellest probleemist räägime hiljem. Kõigepealt kujutage end Vene sõdurina. Nagu paljud tuhanded enne sind ja veelgi rohkem neid, kes pärast sind tulevad, on sulle antud käsk marssida läbi ühe Ukraina loodud tohutu, üle 15 miili pikkuse tapatsooni. Enamik ei pääse eluga välja, aga sul on plaan. Kasutad silmi, kõrvu ja iga varju, mida leiad, et läbi pääseda. Sa liigud aeglaselt edasi, mõnikord veetes tunde peidukohtades, oodates, kuni droonide vaikne sumin möödub. Iga päev liigud sentimeetri võrra edasi, vältides Ukraina lendavaid surmatoojaid, kuni jõuad sihtmärgini. Oled valmis alustama rünnakut koos mõne oma kaaslasega, kes samuti läbi tulid. Siis sa näed seda. Algul kauguses, kuid see liigub sinu poole kõhklematult. Sa tulistad paar lasku enne, kui varju lähed. Piiludes näed, et see liigub endiselt, nüüd juba lähemal. See tundub inimlik, kuid midagi on valesti. Kui see aina lähemale tuleb, näed, et selle uue sõduri nahk on tahke teras, värvitud ööpimedalt mustaks. Selle näol ei ole ühtegi tunnust peale toonitud klaasist visiiri, mis meenutab sulle kõiki ulmefilme, mida oled oma elus näinud. Võib-olla meenub sulle Kyle Reese'i ütlus filmis Terminaator, kui tulistad rohkem, kuid avastad peagi, et see ei peata seda koletist. Selle olendiga ei saa läbi rääkida ega teda mõistusele tuua. Ta ei tunne haletsust, kahetsust ega hirmu ning ei lõpeta enne sinu surma. Sa ei pea kaua ootama, et mõista nende sõnade tõde. Phantom Mark 1 on sinu kallal ja kui sa vaatad seda segaste tunnetega, hirmu ja imetlusega, ei saa sa midagi teha, et takistada tal sind hävitamast. Viimaste hingetõmmetega näed, kuidas robot eemaldub ja liigub aeglaselt uue sihtmärgi poole. Tundetu, kõhklematu. Hävitav vihje tulevikule, mille jätad peaaegu kergendusega ülejäänud Putini käsilaste hooleks. Natuke dramaatiline kas pole, kuid Ukraina käsutuses on 2 Phantom Mark 1 robotit ja neil on potentsiaal muuta terve põlvkonna Vene sõdurite jaoks ulmeõuduslood reaalsuseks. Selle hirmuäratava uue masina tehnilised andmed avalikustab UK-Inform ning need jutustavad loo uuest humanoidsest relvast, mis on loodud olema võimalikult tõetruu, pakkudes samal ajal hulgaliselt eeliseid, mis tulenevad sellest, et tegu pole inimesega, mida Ukraina saab kasutada Vene okupantide vastu. Phantom Mark 1 on 1,8 meetrit ehk 5 jalga ja 11 tolli pikk ning kaalub 80 kilogrammi ehk umbes 176 naela. See meenutab mõõduvõttu, mida kinnitab roboti kõnnikiirus, 1,7 meetrit sekundis ehk 3,8 miili tunnis, nagu ütleb Militani. See ongi tüüpiline keskmisele tervele inimesele. Kuid just selles, mida see robot kannab, hakkab ta erinema, kui me jätame kõrvale süsimusta terasest naha ja kõike nägeva visiiri. Mida isegi need Vene sõdurid, kes jälgivad selle kõhedust tekitavat kündi, ei tea enne, kui on juba liiga hilja, on see, et Phantom Mark 1 kandevõime on 40 kilogrammi ehk umbes 88,2 naela. Praegu kasutab Ukraina seda kandevõimet varustuse jaoks, mida see ebainimlik robot edasi-tagasi veab. See avab rohkem võimalusi.
Phantom Mark 1 kasutatakse täna luureks ja varustuse kohale toimetamiseks. Homme võib see olla liikuv pomm või liikumatu sõdur, kes laseb Vene positsiooni pihta, kuulid temalt tagasi põrkamas. Terminaatori võrdluste lisamiseks juhib Phantom Mark 1 tehisintellekt. Kuigi me ei tea palju sellest, mida see integreeritud tehisintellekt endast kujutab, viitab see vähemalt sellele, et Ukraina humanoidrobot ei vaja kulisside taga olevat sõdurit, kes juhiks iga tema liigutust. Tehisintellekt ja Phantom Mark 1 võimaldavad seadmel autonoomselt liikuda ning lahinguväljal sihtmärke valida ja nende poole suunduda, mistõttu pole tegevusraadiuse ega operaatori võimekuse küsimused enam olulised. Oleme näinud, kuidas Ukraina tehisintellektiga droonid tuvastavad ja sihivad objekte lennul, olles lahinguväljal kohanemisvõimelised ja ohtlikud. Ukraina uus robot on väga potentsiaalikas. Phantom Mark 1 kasutatakse hetkel palju kahjutumateks ülesanneteks kui Vene sõdurite jahtimiseks ja tapmiseks. Robot on veel testimise algfaasis ja seda kasutatakse varustuse vedamiseks või kaugluureks, näidates, et selle visiir võimaldab näha rohkem kui tavaline sõdur. Ukraina testib robotit välitingimustes, samal ajal täiustatakse ja testitakse seda üle maailma veelgi enam. Foundati on teatanud, et on juba saanud $24 miljoni väärtuses lepinguid USA mereväelt, õhuväelt ja maaväelt. Phantom läbib teste tehastes ja dokkides alates Atlantast kuni Singapurini, ütleb väljaanne, ning peagi alustatakse testimist USA merejalaväega, kes kavatseb hakata seda uut robotit välja õpetama lõhkeainete paigaldamiseks, võimaldades merejalaväelastel läbida takistusi turvalisemalt kui kunagi varem. Need ja paljud teised võimed võivad kuuluda Phantom Mark 1 tulevikku. Ja roboti tehisintellekti kasutamine, mis eeldatavasti hõlmab ka tarkvarakomponenti, tõstatab võimaluse, et seda saab ühendada ja uuendada nagu peaaegu iga arvutipõhist seadet sinu kodus. Kujuta ette, et ühel päeval laadib Ukraina oma robotile alla püsivara uuenduse ja hetkega muutub Phantom Mark 1 lihtsalt patrullimise varustuse kandmise võimelisest masinast selliseks, mis suudab murda läbi Vene positsioonidest. Võib-olla pole see olukord nii väga Terminaatori sarnane, kui me arvasime. See hakkab kõik kõlama natuke rohkem nagu Neo filmis Matrix. Aga Ukrainal on mitmeid olulisi põhjuseid nende testimiseks ja me räägime neist kohe. Samuti vaatame mõningaid moraalseid tagajärgi, mis kaasnevad sellega, et Ukraina kasutab midagi, mille kohta Venemaa väidaks, et seda ei tohiks kunagi sõjas kasutada. Aga enne kui me seda teeme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Sarnast sisu on veel palju, nii et kindlasti tellige kanal, et ei jääks ühestki videost ilma. Me mainisime varem LeBlanci kommentaare Ukraina suurema automatiseerimise vajaduse kohta. Ta selgitab ajakirjale Time Phantom Mark 1 rolli USA sõjaväes. Kui palju meil on 50 kaliibrilisi kuulipildujaid? Kui palju granaadiheiteid? Kui palju Humveesid? Meil on vaja midagi, mis suudaks kõigega neist suhelda, nii et humanoidi olemasolu avab tõesti kogu USA sõjaväe, kinnitab LeBlanc. Sama kehtib väga tugevalt ka Ukraina kohta. Lisaks veel probleem, mille Venemaa on suutnud tekitada alates sissetungi esimesest päevast – tööjõud. Putinil on alati olnud rohkem sõdureid käepärast kui Ukrainal. Pärast 4 aastat võitlust ja Ukraina muljetavaldavat saavutust rivist välja lüüa üle 1 287 000 Vene sõduri ja see arv kasvab edasi, hakkab Ukraina tõesti tundma elavjõupuuduse pitsitust. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabaduse teatel oli Ukrainal 2025 aasta detsembris tööjõupuudus, kuna riik pidi Putini vägede eest kaitsmiseks tühjendama tehased ja talud. 6-7 miljonit ukrainlast on lahkunud riigist, et vältida sõtta mobiliseerimist. Rahvusvahelise tööorganisatsiooni andmetel on Ukrainas alles vaid 1,6 miljonit tööealist täiskasvanut, kellest enamik on naised. Arvude täpsus on vaieldav, kuid Ukraina peab leidma lahenduse olukorrale, kus vastase elanikkond on 4 korda suurem. Kiev Independent kirjutas 6. jaanuaril, et tööjõu tõhus kasutamine otsustab, kes on 2026 aasta lõpuks Ukraina sõjas edukam. Venemaa peab leidma nutikamaid viise eelise kasutamiseks kui elavjõu raiskamine. Aga Ukraina jaoks tähendab see, et tuleb välja mõelda, kuidas kasutada oma tööjõudu võimalikult tõhusalt, samal ajal kui minnakse üle strateegiale, mis keskendub rohkem masinatele kui inimestele. Siin tulevadki mängu relvad nagu Phantom Mark 1. Kuigi Ukrainal on praegu vaid 2 humanoidset robotit, on need osa palju laiemast plaanist muuta Ukraina sõjavägi palju robotiseeritumaks, kui keegi Putini sissetungi ajal oleks osanud ette näha. BBC kirjutas 7. märtsil, et Ukraina kasutab Venemaa pealetungi vastu loodud robotite armeed. Luure ja FPV droonid patrullivad tapmistsoone, otsides pidevalt uusi Putini vägesid. Ukraina mehitamata pealveesõidukid on tekitanud kaost Venemaa Musta mere laevastikus ja võimaldanud rünnata kaugel olevaid veepinnalisi sihtmärke.
ja traditsioonilisemad rataste ja roomikutega maapealsed robotid, mis kõlab kummaliselt, arvestades kui uus see tehnoloogia on aidanud Ukrainal varustust toimetada, sõdureid evakueerida ja rünnakuid läbi viia. Aleksandr Afanasjev Ukraina armee K2 brigaadist ütleb BBC-le, et robotisõjad käivad juba praegu. Nad avavad tule lahinguväljale, kuhu jalavägi ei julge minna, kuid UGV ehk mehitamata maismaasõiduk riskib seal. Phantom Mark I on inimese kujuga UGV, mis võib lahendada probleemi, millele Atlandi nõukogu sõnul ei leia lahendust isegi robotarmee. Nõukogu ütles 8. jaanuari artiklis, et droonid ei suuda jalaväge asendada, kuigi need aitavad inimjõudu säästa. Droonide eesmärk pole ulatuslikult inimesi, eriti jalaväelasi asendada. Me näeme seda selles, kuidas sõdureid on endiselt vaja Ukraina poolt välja saadetavatesse otsingu- ja hävitusüksustesse, et tegeleda Vene sissetungijatega. Droonid tuvastavad sissetungijate asukohad, kuid inimesed peavad nad välja ajama. Kas Phantom Mark I muudab midagi, kui saavutab potentsiaali? See selgub hiljem. See lisab robotarmeesse uue elemendi, mis aitab Ukrainal oma inimvägesid tõhusamalt kasutada, kuigi ei suuda territooriumi vallutada ega kaitsta. 13. märtsiks teatas meediaväljaanne United24, et Ukraina UGV-d viivad läbi üle 7000 missiooni kuus, olles selle verstaposti ületanud juba jaanuaris. 2025 aasta novembris viisid need UGV-d läbi 2931 ja detsembris 5251 missiooni. UGV-de kasutamine Ukrainas kasvab märkimisväärselt ning sellega kaasneb ka üldine droonirünnakute arvu suurenemine Vene sihtmärkide pihta. Ukraina ülemjuhataja Oleksandr Sirskõi teatas märtsis, et Ukraina droonid ründasid veebruaris üle 105 000 Vene sihtmärgi. Robotid ei pruugi inimesi täielikult asendada. Ukraina droonid ja eksperimentaalsed humanoidrobotid aitavad oluliselt vähendada Vene sõdurite ja varustuse kohalolekut ning võimendavad suuremaid territooriumi tagasivallutamisi. Aga nüüd liigume edasi teema juurde, mis suunab pilgu tulevikku. Ukraina kasutab lahinguväljal humanoidroboteid, kuid kas peaks? Neid roboteid kasutatakse praegu luureks ja varustuse vedamiseks, kuigi idee võib hirmutada. Mõlemad on üsna ohutud tegevused, mis panevad küsima, miks nende moraalsust arutada. Oleme maininud LeBlanci viiteid robotite arendamisele, kus nad suudavad täita kõiki jalaväelaste ülesandeid, sealhulgas sõdurite tapmist. Siit tekivadki küsimused. Need robotid ei tunne valu ega hirmu. Nad ei vaja toitmist nagu inimesed ja nad tapaksid ilma igasuguste küsimusteta. Jah, on tehnilisi piiranguid ja praktilisi muresid lahinguväljal kasutamise kohta. Näiteks pole teada, kui palju lahinguandmeid Phantom Mark S salvestab. Mure tekitab võimalus, et robot satub Venemaa vägede kätte, sest juba ühe sellise roboti kättesaamine võib anda Kremli kätte tehnoloogia, mida Venemaal ei tohiks olla. Need on praktilised, mitte moraalsed mured. Ja neid saaks ehk lahendada mingi tapmislülitiga, mida saab aktiveerida, kui Phantom Mark 1 satub võõrastesse kätesse. Huvitav on, kas Ukraina peaks neid roboteid kasutama humanistlikust vaatenurgast. Ukraina ja paljud tema liitlased väidaksid, et peaks. Need robotid on, kui nad täidavad oma lahingupotentsiaali, tundetud, kartmatud ja kahetsuseta. Aga neid omadusi võiks omistada ka Putinile endale. Putin kardab küll, kuid miljonid elud, mida tema Ukraina vallutamispüüdlused on hävitanud, ei paista teda eriti huvitavat. Tundetu masiin võib olla parim vastumürk diktaatori ja hävingu vastu. Ajakiri Time toob välja huvitava mõtte, et võiks isegi väita, et robotite kasutamine võib olla moraalne tegu, vähemalt Ukraina vaatenurgast. Alternatiiviks on traumeerida terveks eluks tervet põlvkonda inimesi, kellest mõned pole veel isegi oma teismeeast välja kasvanud, allutades nad õudustele, mille Putini sissetung on põhjustanud. Roboti tundetus muutub väärtuslikuks Ukrainat ja Venemaad pärast seda ees ootava vaimse tervise kriisi valguses. Kui selline tehnoloogia nagu Phantom Mark I suudab aidata mõnel Ukraina inimesel vältida Putini sissetungivalu, siis miks ei peaks Ukraina seda kasutama? Argumendile on mitu vastuväidet. Näiteks, et Phantom Mark I kasutab tehisintellekti ning hallutsinatsioonid ja andmete väärkasutus võivad olla probleemid, millega Ukraina võib kokku puutuda. See on pigem praktiline kui moraalne küsimus, sest keegi ei taha mõelda, mis juhtub, kui Ukraina tapperobotid kontrolli alt väljuvad ja valed sihikule võtavad. Veelgi muret tekitavam on, et robotite laialdane kasutamine võib Time'i sõnul sõja alustamise läve oluliselt langetada. Kui rindel pole enam inimohvreid, muutub sõda nii ebainimlikuks, et määravaks saab tehnoloogia.
Selle tehnoloogia kasutamisel on probleemiks läbipaistvuse puudumine, mida ei lahendata, kuna kõik järgmise põlvkonna robotsõdureid kasutavad, pooled soovivad oma tehnoloogiat saladuses hoida. Kujutage ette maailma, kus Putin suunab kogu Venemaa Ukrainaga võrreldes suurema rahalise jõu robotkäe arendamisse. Ukraina satuks sarnasesse olukorda nagu praegu, ainult et ilma võimaluseta saata lahingusse inimesi, kes suudaksid robotite vastu võidelda. Muidugi on see kõik spekulatiivne ja praegu, hoolimata oma muljetavaldavusest, ei ole Phantom Mark-1 piisavalt arenenud ega arvukas, et sellist olukorda tekitada. Mõned võivad küsida, kas see tähendab uut sammu sõjapidamise tulevikus, ületades isegi õudusi, mida me praegu Ukrainas näeme. Võib-olla ongi nii, kuid Ukraina jaoks on kasvav sõltuvus automatiseerimisest ja robootikast vältimatu vajadus. Ilma selleta poleks Ukraina suutnud nii kaua Venemaa vastu pidada. Ukraina on valmis saama tehnoloogia katsepolügooniks nagu Phantom Mark 1 puhul, mis tõstatab küsimusi, kas riiki kasutatakse lääneriikide poolt, kes pakuvad tehnoloogiat, kuid ei anna vajalikke relvi Venemaa vastu. LeBlanci jaoks ei ole sõja muutumine tehnoloogiliseks võistluseks halb asi. Droidide ja droonide lahingud ning humanoidide vastasseis muutuvad majanduskonfliktiks. LeBlanc usub, et see on positiivne. Ja ükskõik kui palju eetilisi arutelusid praegu või tulevikus ka ei peetaks, ei muuda see midagi sellest, mis tegelikult toimub. Phantom Mark 1 on Ukrainias. See on sõjaajaloos esmakordne juhtum, kuna liikumine täielikult automatiseeritud sõja suunas jätkub. Võib-olla aitab Phantom Mark 1 Ukrainal isegi kiirendada võiduteed, mis muutub üha tõenäolisemaks, kui Ukraina droonid Venemaad laastavad. Venemaa lahinguvälja võrgustikul on nõrkused, mida Ukraina kasutab. Videos selgitame, millised need on ja kuidas Ukraina neist kasu saab. Vaadake järgmisena seda videot, kui soovite rohkem teada saada ja ärge unustage tellida The Military Show, et olla kursis viimaste tehnoloogiliste uuendustega Ukraina lahinguväljal. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!